Tšau, kallid peregrupi liikmed, aitäh, kes te jätkuvalt toetate kanalit. Ja ütleme niimoodi, et 5 minutit tagasi oli siis täiskuu, täpselt 12. mai ja siuke täiskuu lugemine siis täna ja vaatame, mida see nii-öelda mai keskpaik siis toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ning vaatame üle, mis see täiskuu lugemine siis näitab kuu keskpaigaks jäärale suhetes ja armastuses. Ja hopsti, ei tundu siit just kõige parem olevat, aga on siin võimalusi küll, et võib muutuda olukord. Nii see, võtame siis selle ja jätame need. Muidugi esimese kaardina jääral siin kohe väljas müntide 5. Kindlasti siuke ettevaatust tekitav rahakaart, pettused, valed, vargused, saladused. See on siuke puudustunde kaart ja võib-olla hüljatustunde kaart ka. Aga kindlasti materiaalsetes olukordades tasub ettevaatlik olla, et ei lase ennast nagu ninapidi vedada mingil olukorral või mingil isikul. Muidugi võib ka viidata minevikus olevale mingil olukorrale, võib-olla saite minevikus petta haiget, keegi valetas, varastas. Teise kaardina on aga jääral väljas müntide 2. Müntide 2 on nüüd paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ja räägib ka heast kohanemisvõimest. Et see kaart võib siin tähendada, et teie ellu võib tulla mingi muutus. Mingi suurem muutus ja tegemist võib olla ka mingi siis materiaalse muutusega või rahalise muutusega, sest juba teine münt siin nagu järjest, kahed selles mõttes on head, et kui valikuvõimalust on, aga samast ütlebki, et kui te suudate hästi kohaneda mingi uue võimaluse või mingi uue olukorraga, siis te suudate mingi olukorra pöörata enda kasuks ja see võib siis olla peale mingit rasket perioodi materiaalselt. Ja kolmanda kaardina jääral esimeses reas väljas sauad 9 ja see kindlasti on siuke nagu tegutsemise kaart, et sauad on alati aktiivsed ja näitavad nagu liikumist, et peate siin liikuma, peate tegutsema. Samas sauade 8 on hästi positiivne kaart nagu selle poolest, et ütleb, et inimene on õppinud enda mingitest mineviku vigadest, et väga võimalik, et siis olete õppinud nendest vigadest, mis siin minevikus oli. Ja tegelikult kaart ütleb ka nagu seda, et kui siin peaks juhtuma mingi sündmus või mingi muutus teie jaoks, siis te tegelikult teate juba, kuhu suunas te peate liikuma. Ehk siis mingi sisetunne on teil siin mingi olukorra suhtes õige, mulle tundub. Ja peate siin edasi tegutsema, olema loov ja võib-olla kasutama kirge või liikuma sinna suunas, kus kirg teid kutsub või midagi taolist. Et sauade puhul siuke energia siin on ka. Nüüd aga teine rida jääradele esimese kaardina väljas müntide rüütel. Müntide rüütel on nüüd rüütlites kõige aeglasem rüütel ehk see on siuke kannatlikkuse kaart. Et kes tasa suuab, see kaugele jõuab, peate siin nagu vaikselt edasi tegutsema, sest ta on küll kõige aeglasem rüütel, aga samas müntide rüütel on kõige töökam ja kõige nagu viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul see kaart tähendab arengut, lihtsalt see areng on justkui siis aeglane võib-olla teie jaoks. Muusika, net läks ära, hea küll, aga rüütlid on ka austajate kaardid, aga võib-olla siis austajaga ka tähendab see mingit aeglasemat arengut, aga jällegi ma ütlen, et see on hästi positiivne nagu energia, et see tähendab kindlat arengut, lihtsalt aeglast arengut. Ja kellelgi on siin mingi tähtis roll ka, mingi meesterahvas tuleb siit välja eelviimase kaardina keiser ja muidugi keiser on jäära enda tähtkuju kaart, eks ju, et meesterahvastele kindlasti on siin võimalik saavutada endal siuke hästi võimekas ja turvaline ja stabiilne ja siuke võimas energia, see on natukene siuke nagu kuulsuse või tuntuse kaart, eks ju. Muidugi võib ka olla isa tähendada kellegile, võib-olla kellegile ülemust, et siin on hästi palju münte ka, et siuke rahaenergia, et see on mingi võimekas isik ja 100% nüüd siis meesterahvas jäärad teie elus mängib siin tähtsat rolli. Muidugi naiste puhul võib see tähendada ka mingit siukest võimekat austajat ja meeste puhul siis võib ise selle saavutada, selle energia peale mingit rasket tööd või peale mingist vanast jamast välja tulekut võib-olla, et vaikselt midagi keegi ehitab siin ka ülesse. Aga nüüd viimase kaardina on siin jääral väljas mõõkade kuningas ja mõõkade kuningas vaatab tegelikult sinna keisri poole. Samas ka rüütel vaatab siia keisri poole, et huvitav, eks ju, ka müntide 2 tähendavad siin mingit valikuvõimalust, et ma ei tea nüüd, kes teie siin ise olete selles energiast, te võite olla ka see mõõkade kuningas, et meesenergia kaart, aga meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, et keiser on 100% siin mees, eks ju, aga see mõõkade kuningas võib ka olla naisterahva energia. Mõõkade kuningas on hästi siuke sihikindel inimene ja ta on hästi nutikas või siuke terava taibuga, aus, õiglane enamasti, mõõgad võivad tähendada
head suhtlusvõimet, samas see inimene peaks olema siuke natukene ennast kehtestav või hästi otsekohese nagu ütlemisega, et kõigile võib-olla ei pruugi sobida. Et selle järgi saate aru, et kui tunnete ennast selles energias ära, on see teie energia, kui mitte, siis võib olla see mingi austaja, partner, lähedane isik, eks ju, et siin võimalusi on palju, sest siin on keegi keisri näol ka väljas. Muidugi keegi võib siit ühest energiast areneda selleks keisriks, et võimalusi peaks olema, minevikust olete õppinud, Rüütel ütleb, et tegutsege edasi, mingid arengud on teie poole teel. Jäärad, see oli siis teie täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada või liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, täna siis täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada või liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ja vaatame, mida see mai keskpaik toob teile suhetes ja armastuses. Mis on siit hopsti ja tundub, et sõnnil läheb siin midagi väga hästi. Ja mis see siit on? Okei. Väga hea. Esimese kaardina muidugi sõnnil kohe väljas rippuv mees või poodu. See kaart näitab natukene siukest segadustunnet, võib-olla palju müra sinu ümber, aga kindlasti see kaart ütleb, et ei tasuks enda pead nagu kaotada, ei tasu siin liigselt närvi minna, kurvastada või midagi sellist. Ja kaart ütleb siis ka seda, et kui te tunnete ennast nagu ärritatuna või kurvana või kurjana või mis iganes, eks ju, et siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et see on siuke hoolikalt läbimõeldud valikute tegemise kaart ja lihtsalt see kaart räägib, et palju asju toimub korraga samal ajal või midagi on siin nagu hästi palju, mingeid võimalusi võib olla. Ja võimalusi võib olla palju sellepärast, et teise kaardina väljas sõnnile kohe päiksekaart. Ja päiksekaart on kõige õnnelikum kaart taropakis. Ja tähendab ta võidukust ja edukust ja saavutusi ja kindlasti igasuguseid positiivseid nagu suhteid ka, on need sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed. Muidugi igasse suhtesse näitab ta ka arenguid, eks ju, et seal töösuhetes võib tähendada mingit ametikõrgendust ja palgatõusu, eks ju, ja samamoodi siis romantilistes suhetes mingid järgmisi etappe, on need siis mingid kokkukolimised, abielud, rasedused, et võimalusi on hästi palju ja see kaart peaks tooma nagu ülimalt palju siis positiivseid emotsioone mingi olukorra suhtes. Ja mis olukord see võib olla, kolmanda kaardina siit välja anda siis sauade rüütel ja rüütlid võivad olla siuksed austajate kaardid. Sauade rüütel muidugi tugev seksuaalenergia sauadega, aktiivsus, loovus, kirglikkus, see on siuke sportlik inimene, aktiivne inimene. Muidugi alati ei pea olema rüütlid austajate energiat. Võib ka sõnnid tähendada see teie enda energiat, et võib-olla te tunnete ennast hästi enesekindlalt siis, et sauade rüütel on hästi siuke enesekindel, jutukas isik, aktiivne, loov, kirglik on ju. Et võib olla teie enda energia, aga kindlasti väga suur võimalus ka, et see on siuke austaja partneri energia nagu kaart, aga hästi tugev siis seksuaalenergia, et päiksekaart võib tähendada siin ka rasedust ja tugeva siukse saua rüütli energiaga võimalusi siin on. Teist rida tahab aga muidugi alustada kohtukaart ja kohtukaart on tegelikult tõdede kaart ja kohtukaart räägib hästi tugevalt minevikust lahti laskmisest. Et siin see kaart nagu ütleb, et mingid asjad tulevad välja või te avastate midagi või tuleb mingisse olukorda nagu selgus, tänu millele te saate lahti lasta siis mingist vanast mineviku olukorrast. Ma ei tea, see võis olla ka mingi mineviku suhe, et tegemist võis olla nagu füüsilisele kontaktile üles ehitatud suhtega või midagi sellist selle sauadega, aga kohtukaart on hästi hea siuke spirituaalne ärkamine ja vabaks laskmine, et siin kindlasti ongi siis rippuva mehega lihtsalt ei tohi kiirustada ja tuleb teha natukene sisemist tööd ja läbi selle saab siin keegi vabaneda mingist negatiivsest mineviku olukorrast, kogemusest, inimesest, suhtest, millest iganes, hirmust, eks ju. Ja eelviimase kaardina on muidugi siit välja anda veel sauade 5. Ja see sauade 5 natukene näitab siukest nagu riiukat energiat, et kõik 5 taros on natukene siuksed ebameeldivad kaardid justkui, aga sauade 5, ta võib olla siuke võitlemise või võistlemise kaart, et ta võib näidata mingit konkurentsi mingis olukorras. Muidugi sauad on hästi aktiivsed, eks, et see võib olla ka siuke treenimise, harjutamise kaart, mingi spordi teema, eks, et see sauade rüütel pidi ka siin nagu sporti näitama, et midagi siin toimub, kindlasti võib siin olla pisikesi tagasilööke või ärritavaid sündmusi, aga sauade 5 ütleb, et tasub ennast lihtsalt konfliktidest eemale hoida ja rippuv mees või poodu siis ütles ka, et ärge laske liigselt käral ennast häirida.
ja viimase kaardina tundub, et sõnnid on siin enda olukorras võidukad, sellepärast et väljas on siin karikate 9 ja noh, karikate 9 on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart ja siuke nagu soovide täitumise kaart on see põhimõtteliselt, et see kaart justkui siis ütleb, et keegi võib mingis olukorras tunda, et tema justkui eluunistus või mingi unistus oleks nagu täitunud. Et hästi palju positiivseid emotsioone, üleolev veits energia isegi ka nagu, et noh, siin oli sauade kuute välja ei tulnud, et sauade kuus on natukene siuke konkurentsil ärapaneku kaart, et sõnnidel on ka siin selle karikate 9-ga siuke energia, et justkui nagu ülim rahulolu peale siis mingit minevikust vabastamise asja ja noh, võimalused siin on selle sauade rüütliga ka, et see on siuke austaja partneri energia, aga kui päiksekaart on juba väljas sõnnid, siis tegelikult siin väga midagi valesti minna ei saa, et tuleb ise lihtsalt tark olla ja vaikselt tegutseda ja teha läbimõeldud otsuseid ja siis on timm. Aga täiskuu lugemine siis teile kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ka Instagramis. Ja täiskuu lugemine siis ja vaatame, mida see mai keskpaik toob siin kaksikutele, suhted, armastus. Mis siit tuleb, üks lõpukaart veel. Opsti, vau, no siin läheb põnevaks. Siin läheb väga põnevaks veel. Üritan niimoodi panna, et väga hästi sealt ei näe ka, mis siia lauale tuli. Esimese kaardina on siin tegelikult väljas karikate 4. Karikate 4 on positiivne kaart, sest karikate 4 räägib mingist hästi heast võimalusest või valikust või võib-olla ka mingist austajast. Ei tea täpselt, mida see tähendab, aga see kaart ütleb, et siin on kellelgi palju nagu valikuvõimalusi ja negatiivse poole pealt on siin siuke nagu motivatsiooni puuduse kaart või millegi või kellegi vältimise kaart. Ja karikate 4 ütlebki, et kui te väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis te võite ilma jääda mingitest väga headest pakkumistest. Ehk siis kaksikud mulle tundub, et siin mingid head pakkumised on silmapiiril, ütleks nii. Ja noh, teise kaardina kohe siit välja anda siis kaksikutele sauad emand. Minu jaoks kõige võimekam siuke emanda kaart Taro pakis näitab siukest aktiivsust, loovust, kirlikust, enesekindlust kindlasti, eks ju, ja siukest pealhakkamist, et see on siuke tegutseja inimene, aktiivne, eks ju, sportlik võib-olla, võib tähendada sauad ka head välimust, aga tugevat seksuaalenergiat. Noh, muidugi tegemist on siin naisenergia kaardiga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et kuningad ja emandad ei ole kunagi kindlasti mingi kindla soo kaardid, et siin võimalusi on selle kaardiga ka palju, kas saavutate ise selle energia või olete saavutanud, kui tunnete ennast selles energias ära, on see teie oma või siis on see kellegi jaoks siuke austaja partneri mingi lähedase isiku kaart. Ja noh, austajatest rääkides on siin kolmanda kaardina esimesse ritta välja anda ka mõõkade rüütel ja rüütlid tihti tähendavad austajate energiat, alati muidugi ei pea, et kui tuleb teil endale teie enda energiakaardina mõõkade rüütel, siis kindlasti tähendab see seda, et keegi peab siin nagu kiiremini tegutsema, keegi peab rohkem suhtlema, mõõgad on hästi suhtlevad kaardid, muidugi ka mentaalsed kaardid, eks ju, aga tegutsemise kaart on see ausus, õiglus. Muidugi, kui see on siuke austaja kaart, siis mõõkade rüütel võib tähendada siukest nagu väljakutset pakuvat austajat. Et siin võib olla mingeid väljakutseid ka austaja suhtes, aga ei tea siin, mis energia nüüd täpselt kellegi oma on. Aga lähme teise rea juurde, sellepärast et teist rida alustame me karikate 6-ga ja karikate 6 on siis selline kaart, mis räägib alati positiivsetest emotsioonidest, see on siuke hästi mänglev või kerge energiaga nagu kaart ja võib ta tähendada mingeid üllatusi või mingeid kingitusi, pigem üllatusi ja on see siuke nagu minevikust tagasi tuleva inimese kaart, aga see inimene peaks olema selline inimene, kes pakub teile hästi palju positiivseid emotsioone ja see on siuke nagu lapsepõlve sõbrakaart või mingi lapsepõlve armastus või mingi võimalus siin on nagu mõlema jaoks. Ja võib see kaart tähendada mõnikord ka mingit suuremat vanusevahet. Et suhtlussuhe midagi võib tekkida siin suurema vanusevahega inimestel. Nüüd eelviimase kaardina on siin aga väljas kohtukaart ja kohtukaart räägib tegelikest tõdedest ja see on siuke avastuste tegemine ja selgusele jõudmise kaart. Ja
ütleme niimoodi, et alati siis kohtukaart räägib ka spirituaalsest ärkamisest ja minevikust lahti laskmisest. Et te võite vabaneda siin mingist hirmust või mingist sellisest asjast. Et tänu mingile selgusele, ma ei tea siis, mida te teada saate või avastate. See võib ka muidugi olla hästi suur siuke eneseavastuse kaart, kuna see on spirituaalse ärkamise energiaga. Et võimalusi siin on teie jaoks ja võib-olla ka see inimene minevikust võib siis midagi teile nagu öelda või mingi asi võib välja siin tulla. Ja lõppkokkuvõttes on olukord hästi huvitav, sellepärast et kaksikule viimase kaardina on siin väljas keiser. Ja keiser tähendab nüüd 100% meesterahva energiat. Et kui siin emand ja see rüütel võivad näidata mõlemat sugupoolt, siis keiser näitab alati mees energiat. Ja võib see olla siuke ülemuse kaart ja võib see olla ka siuke isa energia. Et isa võib ka kellegi elus siin lähitulevikus tähtsat rolli mängida, suhted isaga, eks ju, aga kindlasti meesterahvastel on võimalik siin endal saavutada siuke hästi võimekas, stabiilne ja turvaline energia ja naisterahvaste puhul võib see näidata siukest võimekat austajat. Et võimalusi siin on muidugi selle sauade emandaga see seksuaalenergia, et siin jah, võib kellelgi tõesti selle karikate neljaga alguses tulla palju võimalusi või mingeid pakkumisi, aga tuleb siis silmad-kõrvad lahti hoida, et kus see keiser täpselt asub, eks ju. Et võimalus siin on olemas ja peaks siin olema ka mingid positiivsed emotsioonid, mingi kas mineviku olukorraga või mingi suurema vanuse vahega, mingi sidesuhe, midagi taolist. Kaksikud, see oli siis teie täiskuu lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle täiskuu lugemine siis täna vähile ja mis on siin mai keskpaik toomas suhetes ja armastuses. Okei, see on hea uudis ja mis siit veel vähile tuleb? 2 kaarti veel, 1 kaart lõpetusse, hopsti. Ja tundub, et see tahtis jääda ikkagi viimaseks ja võtame siit need ülejäänud tagurpidi. Muidugi esimese kaardina oli siis vähkidel ülimalt hea see, et tuli kohe välja mõõkade äss. Esimene äss tänastes lugemistes ja tuleb see välja siis vähile. Mõõkade äss tähendab alati selgust, lahendusi, et kui siin mingid asjad on jäänud nagu varju või ei ole teil olnud siin mingit lahendust või varianti, siis kindlasti see kaart peaks need tooma. Kui siin keegi on mingite illusioonide vangis, see kaart ütleb, et need illusioonid peaksid vabanema. Siin võib keegi vabaneda ka mingitest mentaalsetest hirmudest. Et ülimalt hea siuke edukas kaart, muidugi ta on siuke väga edukas ja võidukas, eriti mingite uute alguste suhtes. Et kui te olete mõelnud siin midagi proovida, siis ma kindlasti soovitaks vähemalt proovida natukene aega, sest mingi asi võib kellegi jaoks siin hästi kiiresti arenema hakata. See võib ka olla muidugi mingi side või suhe. Teise kaardina on siin vähkidele välja anda karikate 4 ja negatiivse poole pealt karikate 4 on natukene siuke solvumise kaart või motivatsiooni puuduse kaart, millegi või kellegi vältimine, aga kaardi energia on ikkagi üldiselt positiivne ja karikate 4 räägib mingist väga heast võimalusest või väga heast valikust ja karikate 4 ütleb, et kui te liigselt väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunast tulevad, siis te magate maha mingi hästi hea võimaluse või pakkumise, et igal juhul siin vähid tasub nagu silmad ja kõrvad lahti hoida. Ja kolmanda kaardina, mis siit on tulemas, kolmanda kaardina on vähil tulemas välja ülempreest rinna ja see on siuke tarolugeja energia, et ülim nagu siuke mingi selgus või mingi avastus või justkui nagu te võite hakata mingeid asju nägema nagu teise nurga alt või tajuma teise nurga alt, et keegi võib siin väga hästi nagu inimesi lugeda või siin võib olla mingi tugev empaatiavõime, intuitsioon, mingi siuke hästi tugev spirituaalenergia on siin ja tegemist on ka siukse salapärase energiaga, et ma ei tea, kas te võite siin midagi teada saada või see mõõkade äss on ka siuke avastuste ja selguste kaart, et ülimalt tugev nagu energia. Ma ei tea, mille osas siis, et täitsa põremust tekitab, kirjutage mulle ka kindlasti vähid, mis te avastate, mis on siuke hästi huvitav ja võib-olla te avastate siin ise ennast, sellepärast et teist rida alustab hermit või erak
ja see kaart räägib rohkem siis aja omaette veetmisest või see kaart siis pigem ütleb, et te peaksite rohkem aega omaette veetma, enda sisepoolega nagu tegelema ja see on ka jälle siis sihuke spirituaalärkamise energia, aga siin on põnev see, et tegelikult ülemperest rinna on natukene nagu rohkem sihuke naiselikum spirituaalse ärkamise energiaga, Hermit või Herak on rohkem sihuke nagu mehelikum energia, et väga huvitav, noh muidugi igal mehel ja naisel ongi siis nii mehelik kui naiselik sihuke energiline pool, aga väga huvitav, et mis siin keegi avastab või mille osas keegi siin selgusele jõuab. Muidugi Hermit võib ka olla sihuke kaart, mis tegelikult ütleb, et te olete liiga palju teistele inimestele just enda energiat välja andnud. Samas, kuna siin üleval on see karikate 4, et te väldite mingeid inimesi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis ma nagu ei usu, et väga tugevalt siis tundub, et vähid tegelevad siin enese avastamisega. Ja see tähendab uut teekonda, sellepärast et eelviimase kaardina on siin teie jaoks väljas sauade 3 ja sauade 3 tähendab uut teekonda, uut algust, aga see on väga hea sihuke nagu ettenägelikkuse kaart. Sauad on alati aktiivsed, loovad ja kirglikud, see aktiivsus tähendab tegutsemist, et te peate siin ise tegutsema, peate kasutama ära enda loovust või tegema midagi, mida te teete nagu kirega ja tegelikult sisetunne peaks teid juhatama siin nagu õiges suunas ja keegi saab siin alustada siis millegi täiesti uuega ja noh, Mõõka Täss ütles ka, et mingid uued algused võivad siin väga edukaks saada, nii et jaa, kindlasti viimase kaardina vähkide jaoks on väljas siin ka veel jõukaart ja jõukaart räägib alati siis võidukusest ja saavutustest ja see kaart ütleb, et te olete nii füüsiliselt kui mentaalselt piisavalt tugev, et kõigega nagu toime tulla. See kaart võib mõnikord tähendada siukseid nagu kaikaid kodaratesse, aga samas see kaart just ütleb, et ärge liigselt laske mingil jamal ennast nagu häirida, et mida vähem te lasete ennast häirida, seda lihtsamini te sõidate nendest asjadest nagu üle ja tegelikult see kaart ütleb põhimõtteliselt seda, et kui te ise alla ei anna, siis ei ole teil võimalus siin enda olukorras kaotada. Ehk igal juhul, kui te tegutsete siin edasi, siis olete te siin edukad ja seda ütlevad juba nagu mitu kaarti. Ja tegelikult on ka nagu hästi suur sihuke nagu spirituaal tugev energia, et ma ei tea, kas te avastate või jõuate selgusele või hakkategi nägema asja teise nurga alt ja tänu sellele alustate midagi uut. Aga väga edukas energia siin vähkidele, täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupi ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja täiskuu lugemine siis lõvile, vaatame, mida mai keskpaik toob suhetes ja armastuses. Lõvile mai keskpaik, suhted, armastus, ohoo, okei, põnev. Noh, viimase kaardina, aga teeme niimoodi, et jätame ikkagi need kaardid siin viimaseks, sest need on kõik tagurpidi ja seda kaarti ka korra nägin, mis ta tuli, aga esimesena oli siin laua peal kõige üleval väljas Mõõkade 2. Ja Mõõkade 2 võib lõvile tähendada siukest kahe vahel olekut ja võib-olla natukene otsustusvõimetust, et kuhu suunas täpsemalt minna. Võib-olla on see, et te peate siin tegema ära mingi valiku. Noh, muidugi kui valikuvõimalust on, siis see on ju mingis mõttes ikkagi positiivne. Et vahepeal on niimoodi, et ei ole üldse valikuvõimalust ja peabki tegema lihtsalt seda, mis see üks võimalus on. Et selles mõttes ei ole siin see energia kõige hullem. Mõõgad muidugi on hästi mentaalsed kaardid, aga ka suhtlevad kaardid. Võib-olla peab siin nagu suhtlema, et mingi asi saaks nagu otsustatud. Samas teise kaardina on siin lõvil kohe väljas sauade baas. Baasid on hästi nooruslikud energiad, kindlasti võivad tähendada siin nooremapoolset austajat, eriti sauadega. Sauadel on tugevam siuke nagu seksuaal- või kireenergia, aga aktiivsus, loovus, kirlikkus üldse ja enesekindlus. Et mõnikord sauade baas võib tähendada ka mingit siukest värsket või head ideed ja selle nimel nagu tegutsemist, et sauad see aktiivsus, eks ju, see näitab alati seda, et on vaja tegutseda ja see kaart võib ütlebki, et olge julge, võtke väikseid riske ja tegutsege ja siis mingid asjad võivad teie jaoks arenema hakata. Et siin võimalusi on teile palju. Ja noh, muidugi viimase kaardina tuli siin, aga keeras näo ülespidi lõvile välja ka keisri kaart. Ja keisri kaart on nüüd siis hästi tugev 100% selline meesenergia kaart. Et tegemist on siin meesterahva kaardiga ja see on natukene siuke kuulsuse või tuntuse kaart isegi, aga siuke võimekuse ja stabiilsuse ja turvalise energia nagu kaart. Ja noh, meesterahvastel on võimalik siin endal saavutada see energia. Naisterahvaste jaoks võib see tähendada mingit siukest nagu austaja või partneri hästi usaldusväärset või turvalist nagu energiat. Samas see võib
ka olla siuke isa energia, kuna see on hästi tugev meesenergia kaart, et isa võib siin ka kellegi elus tähtsat rolli lähitulevikus mängida, aga võib ka olla mingi ülemuse energia, et mingi võimekas meesterahvas siin ühesõnaga lõvi olukorras mängib mingit rolli. Ma ei tea siis, kas te olete see ise või on see mingi austaja partner, midagi taolist. Muidugi nüüd teise rea alustuseks tuleb lõvidele välja müntide 4 ja müntide 4 tegelikult ütleb lõvid, et tuleb siin rahaga ettevaatlikult ümber käia või oskuslikult, et see on niisugune stabiilsuse ja turvatunde kaart, aga see kaart on kas nagu säilitamise või saavutamise kaart ja ta nagu negatiivse poole pealt võib tähendada mingeid pettusi, valesid, vargusi, et ei tasu liigselt nagu pimesilmi siin kedagi nagu usaldada. Aga samas see kaart ütleb, et kui te olete hoolikas ja tähelepanelik, siis suudate te selle stabiilse ja turvalise nii-öelda energia enda elus kas säilitada või saavutada. Ja väga hea siis nagu materiaalse turvalisuse energia. Ja tuleb siit seda materiaalset energiat juurde. Eelviimase kaardina on lõvide jaoks väljas ka nüüd müntide rüütel. Ja kui algul ei olnud siin tõesti niisugust otsest austaja kaarti, siis müntide rüütli näol on see nüüd siin olemas. Ja rüütlid enamasti tähendavad austajad, muidugi alati ei pea tähendama, et müntide rüütel on hästi nagu aeglane rüütel, et see tähendab kindlasti nagu kannatlikkust. Et keegi peab siin olema kannatlik ja tegema nagu tööd edasi, sest mingid asjad kannavad vilja, sest müntide rüütel ta on kõige aeglasem rüütel, aga ta on kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk see kaart tähendab igal juhul mingid arenguid, lihtsalt arengud võivad oodatus kauem nagu aega võtta. Samamoodi ka mingi partneriga mingid arengud, eks ju, võivad oodatus kauem natukene aega võtta, mingid tööalased arengud, rahalised arengud, eks ju, aga arengud kindlasti toimuvad, et siin ei tasu nagu püssi põõsasse visata ja tasub edasi tegutseda. Ja lõpptulemus tundub, et on lõvi jaoks soodne, sellepärast et lõpptulemus on sauade 4. Ja sauade 4 on pidustuste ja tähistamiste kaart, aga see on hästi tugev siuke nagu liitude tähistamiste kaart. Et kõige rohkem on see siuke nagu abieluliidu kaart, aga samas see võib siis olla ka siuke sõprussidemed, töösidemed, aga aktiivne, loov, kirglik energia ja jällegi siuke aktiivne, eks ju, et tegutsema peab ja läbi tegutsemise tulevad ka mingid liitude tähistamised ja mingid siuksed asjad. Ja ma ei tea, siis see meesisik mängib siin tähtsat rolli, et kui te olete ise meesterahvas, siis kindlasti on võimalik endal see võimekus saavutada ja naisterahvaste puhul kindlasti siin mingi austaja või ülemuse energia, et noh, siin sauade 4 võib ka töösuht olla. Mingi otsus on vaja siin vastu võtta selle mõõkade 2-ga, ma ei tea, sauade baas ütleb, olge julge, võtke väikseid riske, tegutsege ja sealt tuleb see edukus. Lõvid. See oli siis selleks korraks teie täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, visake kindlasti videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning täiskuu lugemine siis mai keskpaik, vaatame mida see toob suhetes ja armastuses siis neitsile. Ja okei, siin kiiresti juba midagi tahab välja tulla. Ja no nii, väga huvitavad lahendused. Ja mis siin täpselt siis on? Esimese kaardina tuli siit lauale kohe mõõkade 4. Mõõkade 4 on natukene siuke ärevuse või stressi kaart. See räägib puhkamisest, aja omaette veetmisest ja mingi justkui nagu mineviku mingi hirmu vabastamisest. Mentaalne energia mõõkadega muidugi võib ka tähendada siin suhtlust. Samas mõõkade 4 võib öelda ka seda, et olete natukene liiga palju teistele inimestele enda energiat välja andnud. Et keegi peaks siin rohkem puhkama või pühendama aega iseendale. Samas on siit teise kaardina kohe välja anda siis müntide emand. Ja müntide emand räägib nüüd hästi siuksest stabiilsest, turvalisest, usaldusväärsest isikust. Peaks olema siuke hästi loov ja võib-olla siis ka hell inimene, võib-olla siis helde inimene ka, et see on siuke rikkuse kaart või külluse kaart, võib ka muidugi tähendada viljakust ja rasedust, eks ju, et võimalusi müntide emandaga on palju, kellegi jaoks võib ka tähendada see head õnne. Siin on nüüd võimalused, kas saavutate või olete saavutanud ise selle energia või on see kellegi jaoks ju kaustaja, partneri või lähedase isiku kaart. Tegemist on küll naisenergiaga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval, et see võib mõlema sugupoole jaoks ikkagi olla siuke ka nagu kaustaja energia. Aga kolmanda kaardina esimesse ritta on välja anda mõõkade 9 ja see näitab võib-olla nüüd uuesti seda mõõkade 4 energiat.
mis on sihuke ärevuse või stressi nagu kaart. ja mõõked 9 on siis natukene võimsam nüüd sihuke justkui siis kurikaart, on ju, aga ta räägib nagu mineviku kahetsemisest või mingitest hirmudest. Kellegi jaoks võib tähendada mingit halbu unenägusid või unepuudust, aga tegelikult mõõked 9 on sihuke kaart, mis ütleb, et tuleb vabaneda mineviku hirmudest. Et kui minevikus läks midagi valesti, et see ei tähenda seda, et kõik järgnevad olukorrad peaksid ka halvasti minema, et kui te ise mõtlete negatiivselt või ootate, et äkki juhtub midagi negatiivset, siis te kutsute seda energiat ligi, et tegelikult peaks just need hirmud vabastama ja hakkama mõtlema positiivselt. Aga ma arvan, et siit positiivsust tuleb teist rida, alustab siis Neitsile õnneratas. Ja õnneratas ütleb nagu seda, et siin ei tohi lihtsalt koha peale seisma jääda või midagi ootama jääda. Et peate ise nagu tegutsema, sest õnneratas ütleb, et kui te jääte liigselt koha peale ootama, siis võib teid hakata saatma nagu halb õnn või ebaõnn ja mingid asjad võivad nagu ära lõppeda. Aga samas õnneratas ütleb seda, et kui te ise tegutsete, siis universum saadab teile juurde mingeid uusi võimalusi, uusi valikuid ja samas ka siis head õnne, et igal juhul peab siin nagu tegutsema, aga võib-olla on tark siin natukene aega tegutseda oma ette või midagi taolist. Küll aga selle peale siit eelviimase kaardina välja anda tänase lugemise teine äss, mis on siis müntide äss. Ja esimene müntide äss tänases lugemises tähendab see mingit saavutust, mingit edukust, mingit küllust või viljakust. Võib ka olla see kellegi jaoks jällegi see raseduse energia, et müntide emand oli ka siin väljas. Igal juhul külluse energia võib ka olla armastuse energia ja müntide äss on hästi hea sihuke nagu soovide täitumise kaart või unistuste täitumise kaart. Ja võivad siin ükskõik millised unistused siis kellelgi täituda. Ja muidugi kindlasti tööolukordades võib see ka olla väga hea sihuke nagu palgatõusu kaart või mingid üllatused või mingid kingitused, et hästi positiivne sihuke külluse energia. Ja muidugi viimase kaardina on siis neitsidele välja tulemas siit ka päiksekaart. Ja kui päiksekaart tuleb välja, siis ei saa siin midagi meeletult halvasti minna, sest päiksekaart näitab alati positiivseid emotsioone ja sihukest edukust ja võidukust ja igal pool nagu saavutusi. Et ükskõik mis suhted siin, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, et tööolukordades kindlasti mingid ametikõrgendused, eks ju, suhteolukordades mingid järgmised etapid, võib-olla rasedus ja abielu ja nii edasi. Et võimalusi siin on palju ja päiksekaart ütleb, et mingi olukord peaks teile hästi palju positiivseid emotsioone pakkuma. Ja müntide ässas oli see nagu soovide täitumine olemas ka, et tasub unistada siin suurelt neitsid ja tasub uskuda ja tasub tegutseda ja vabastage mineviku hirmud. Hakake uskuma, et teie jaoks on asjad võimalikud ja läbi selle tulevad siis ka positiivsed tulemused. Aga see oli siis neitsid teie siis täiskuu lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ja nii täiskuu lugemine siis kaaludele ja vaatame, mida see mai keskpaik toob suhetes ja armastuses. Ja hopsti ja päris kiirelt nüüd üks kaart ongi vaja ja okei, väga kiirelt tahvad siin need lahendused tulla ja esimese kaardina või ainukese kaardina nägu ülespidi on siin sauade 10. Ja 10 räägivad alati siis mingist uuest tsüklist, aga see on ka sihuke nagu vana tsükli lõpetamise kaart ja sauad on siis natukene siuksed raske koorma kandmise kaardid või liigsete murede ja kohustuste kaardid. Ja tegelikult sauade 10 ütleb siis, et võib siin kaaluda elus natukene sihuke raskem periood läbi saada ja uus tsükkel peaks siis olema sihuke mure või koorma vabam. Et igal juhul sauad tähendavad aktiivset tegutsemist, et kui ise tegutsete, siis on siin mingi uus tsükkel teie jaoks võimalik. Nüüd muidugi teise kaardina on kaaludele välja anda õigluse kaart. Ja õigluse kaart muidugi tähendab seda, et te peate ise olema aus ja õiglane ennekõike iseendaga ja siis ka teistega. Ja läbi sellega siis universum saadab teie poole neid ausaid ja õiglaid võimalusi ja valikuid. Muidugi nüüd õigluse kaart võib tähendada mingit positiivset uudist või mingit avastust. See on ka sihuke kaart, mis ütleb, et kui te jäite minevikus justkui mingis olukorras nagu kannatanuks, siis te võite mingist olukorrast tulla nagu välja võitjana. Et mingi saavutus või mingi avastus võib siin ka kellegi jaoks siis toimuda. Et suht huvitav, eks igale inimesel on erinevad kogemused. Võib-olla saate sellest alles aru siis, kui see avastus toimub, eks ju. Nüüd kolmanda kaardina, aga on siin kaaludele välja anda ka karikate 3. Ja karikate 3 on hästi hea sihuke nagu sõprussuhete kaart või meeskonnatöö kaart.
ta võib ka rääkida mingitest pidustustest või tähistamistest, et see on siuke hästi hea, kolmed on siuksed nagu natukene lapsikud energiad, aga samas ka suhtluse energiad, eks ju, et mingi positiivne suhtlus siin võib oluline olla, tasub positiivsete sõprade ligi ennast hoida. Samas see karikate kolm võib ka tähendada seda, et mingite pidustuste või mingite tähistamiste käigus võite te tutvuda mingite huvitavate inimestega, kellega on teil võimalik siis luua mingeid häid uusi suhteid, et võivad olla sõprussidemed, aga kindlasti ka romantilised sidemed, sest tegemist on ikkagi karikatega. Nüüd aga teist rida tahab alustada siin kurjalt kaalude jaoks mõõkad 9 ja mõõkad 9 on natukene niisugune minevikule tagasivaatamise kaart või mineviku kahetsemise kaart. Ta võib ka tähendada minevikus olevaid mingeid hirme, aga võib ka olla niisugune unepuuduse kaart või halbade unenägude kaart. Igal juhul tegelikult see kaart ütleb, et keegi peaks lahti laskma siin mingitest mineviku hirmudest, et ei tohiks nagu mõelda negatiivselt, et kui te ise olete negatiivne, siis te kutsute seda ligi, et te peaksite pigem uskuma, et teie jaoks on mingid uued võimalused tulemas ja läbi selle siis liikuma üle positiivsesse energiasse. Eelviimase kaardina, aga üllatav, tuleb siin välja nüüd karikate 9 ehk siis 2-9 tuleb kõrvuti. 99 võib siin kaalude jaoks siis midagi tähendada, võib-olla olete sellel aastal sündinud, aga 99 see on nüüd siis kõige kurjem 9 ja üks rõõmsamaid 9, eks ju, omavahel, et karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja räägib see kaart siis suurtest soovide täitumisest, et see on niisugune natukene ülbe või üleolev energia, isegi on nagu, et ma saavutan või saan kõik, mis ma tahan, energia põhimõtteliselt, aga ta räägib positiivsetest emotsioonidest ja ütleb, et siin on võimalus, et kellegi ellu tekib siis siuke olukord, et mingi olukorraga seoses siis keegi saab öelda, et minu elu unistus või minu elu soov on täitunud, et kindlasti tasub siin siis unistada suurelt ja manifesteerida. Aga viimase kaardina, põnev, kaalud, viimase kaardina on teil väljas tornikaart ja tornikaart võib siis tähendada mingit siukest ootamatut kiiret sündmust. Kindlasti tasub siin valmis olla, sest valikuid on mõlemalt poolt. Samas esimese kaardina oli väljas sauade 10, mis tähendab, et mingi raskem tsükkel peaks lõppema, aga tornikaart mõnikord võib tähendada ka nagu sellist nagu maailma kokkuvarisemist, et mingid olukorrad või mingid asjad võivad väga järsku lõppeda. Samas, kui te olete hetkel natukene mingis siukses negatiivses olukorras, siis võib see just tähendada seda, et väga järsku võib see olukord nagu läbi saada ja võib see positiivne energia peale tulla. Et igal juhul tornikaart ütleb, et olge valmis siin tegutsema ja kui te olete valmis, siis ei ole siin midagi karta. Tuleb olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega ja läbi selle peaks siis algama mingi uus murevabam tsükkel ja karikate 3 võib siin olla ka mingeid uusi tutvusi. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin täiskuu energias skorpionile tulemas. Mai keskpaik, suhted armastus skorpionile. Mai keskpaik ja hopsti, väga kiirelt kaardid, tänud teile selle eest skorpionid ja vaatame siit, mis tuleb. Suht huvitav algus on, tundub, sellepärast, et esimese kaardina on kohe siin skorpionile välja anda müntide 10 ja 10 on alati siis uued paremad tsüklikaardid. Ehk siis see võib tähendada seda, et selja taga on natukene mingi raskem tsükkel, võib-olla materiaalselt, võib-olla siis mingi tööalane teema, aga samas ka müntide 10 on alati siuke nagu pereenergia kaart, sest ta räägib uuest külluslikust tsüklist, mis võib olla siis nii tööalastes olukordades hea kui ka siis perealastes olukordades ja ta näitab küllust, viljakust, positiivset siukest nagu emotsiooni ka, et siin kaardi peal on näha ka, et on nagu pere ja mingid lapsed tantsivad, mingid pidustused, koer, eks ju, et küllus, ma ei tea, siis uuel tsüklil arenete mingites siukestes olukordades. Samas nagu siin võib tegemist olla ka hästi suure mentaalse arenguga, sellepärast et teise kaardina on skorpionitel siin väljas ülempreestrinna ja ülempreestrinna võib olla siuke nagu selguse või avastuse kaart ja see võib olla eneseavastus ja keegi võib hakata nagu tajuma väga hästi, ma ei tea, kas teisi inimesi või mingeid olukordi, et te võite väga hästi aru saada, kui keegi teile valetab või kui keegi on teiega nagu tõene, et
või siis mingi saladus, keegi võib mingi saladuse ka teada saada, et see on siuke müstiline energia, natukene mingi tarolugeja energia, ma ei tea, võib-olla Skorpionid olete ise tarolugeja või siis saate tarolt hästi resoneeruvaid sõnumeid või mingid asjad võivad siin nagu kuidagi hästi kergesti kellelegi tulla või ma ei tea, mis siin täpselt toimub. Et põnev energia. Samas muidugi kolmanda kaardina on siin väljas mõõkade baas. Mõõkade baas võib tähendada mingeid uusi väljakutseid. Muidugi väljakutseid ei tohiks siin nagu karta, et väljakutsetele tuleb vastu minna, et läbi selle me saame areneda. Ja võib-olla siin on, kuna mõõgad on hästi mentaalsed energiat ja võivad muidugi tähendada mingit suhtlust, aga kuna mentaalne energia, siis on siin ülempreest rinna ees ja võibki see tähendada siis hästi suurt mentaalset arengut skorpionitele. Et väga suur mentaalne areng võib siis tekkida iseenda suhtes. Ja muidugi mõõkade baasid võivad olla ka siuksed nagu austajate kaardid, aga sellisel juhul mõõgad on natukene siuksed nagu nagu ma just ütlesin, väljakutsete kaardid, eks, et see võib tähendada ka mingit nooremapoolset proovile panevat austajat. Samas nagu siin müntide 10 ei ole üldse siukest nagu halba energiat, et mõõkade baasil natukene on siuke nagu mingi siuke energia, aga samas teist rida alustame me kohe siit karikate 6-ga ja karikate 6 näitab jällegi pigem nüüd ikkagi siis positiivseid emotsioone. See on siuke hästi kerge energia, võib tähendada mingeid üllatusi. Kindlasti võib tähendada karikate 6 minevikust tagasi tulevaid inimesi, aga see on siis siuke nagu lapsepõlve sõbrakaart või lapsepõlve armastuse kaart. Tegemist võib siin olla ka mingi suurema vanusevahega, et siin võib olla mingi side või suhe võib tekkida suurema vanusevahega. Sellisel juhul jah, see mõõkade baas, eks ju, nooremapoolne austaja natukene proovile paneb, et võimalusi siin on tegelikult ja ma ütlen, et karikate 6 on inimene, kes pakub teile ikkagi positiivseid emotsioone, et see ei ole see, et mingi nõme eks tuleb minevikust tagasi, et pigem siuke nagu positiivsete emotsioonidega inimene ja hästi kerge energia. Samas muidugi siin võib tegemist olla ka mingite tööalaste asjadega, sellepärast et eelviimase kaardina on siin välja anda Skorpionile ka müntide baas, ehk siis teine baas juba järjest ja need on siuksed värsked energiad ja müntide baas võib tähendada mingit head äriideed või mingit mõtet ja müntide baas mõnikord võib olla ka siuke nagu võimalusest kinni haaramise kaart, mis ütleb siis, et mingi hea võimalus või hea olukord on teie nagu teel või teele tulemas, et kindlasti ärge nagu maha magage, kasutage see võimalus enda kasuks nagu ära, et teil on võimalus seda teha, eriti siis materiaalselt. Et ma ei tea, mis võimalus see siin võib olla ja tegelikult müntide 10 kohe algul ka ütles, et algab mingi uus külluslik tsükkel, kus teil on rohkem mingeid võimalusi või valikuid. Ja võib see olla ka siis austajate suhtes ja viimase kaardina tõmbab siit Skorpion välja endale maagikaardi ja muidugi täiskuu lugemine, manifesteerimise energia, loodan, et siis Skorpionid täna manifesteerisid ja see kaart muidugi ütleb, et teis on kõik olemas, et te saaksite olla edukas, aga tuleb siis täita ära mingid sammud, et tuleb kindlasti suhelda, tuleb kindlasti tegutseda, kindlasti tuleb ka manifesteerida, välja öelda, uskuda sellesse, et te saavutate asju, et kui te usute kõige rohkem nagu iseendasse, siis on ka teie poole võimalused tulemas. Kui te mõtlete nagu negatiivselt, siis te kutsute lihtsalt seda negatiivsest ligi, et pigem on see, et tasub nagu uskuda, isegi unistada tasub suurelt, eks ju. Maagikaart ütleb, et siin on kõik teie jaoks võimalik, hästi tugev spirituaalne energia seal ülemperest rinna ja maagiga. Number 1 ja number 2 kaart suures arkaanis järjest, eks ju, ja kui meil tuleb järjestikused kaardid, isegi suures arkaanis on see nagu võimsam energia, et pigem ma eeldaks, et siin Skorpionitel on midagi väga positiivset algamas. Tasub kindlasti edasi pingutada. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie täiskuu lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle täiskuu energiat, mida see mai keskpaik toob siin hamburitele suhetes ja armastuses. Mis on siin tulemas hamburil? Ja tundub, et hamburil on tulemas esimese tähtkujuna täna üks lisakaart. Ja see teeb nüüd asja põnevaks, ei olegi täna tõesti tulnud, on tulnud välja vist ainult 2 ässa ka ja hakkame siis vaatama. Muidugi huvitav kohe esimese rea energia, sellepärast et esimesena on siin välja anda müntide 3
müntide 3 või kolmed on siuksed head nagu suhtluse kaardid. See kaart võib tähendada mingit head meeskondlikku tööd või mingit arengut mingis olukorras. Aga see kaart võib ka siis öelda nagu seda, et kui te soovite enda olukorras kiiremini areneda, siis on mõistlik teha teiste inimestega nagu koostööd või on mõistlik siin kellegiga nagu suhelda. Et väga hea siis suhtlusenergia, samas ka väga hea töö ja rahaenergia. Nüüd aga teise kaardina kohe siia kõrvale välja anda siis karikate 3 ja karikate 3 jällegi samamoodi natukene siuke hea nagu meeskonna töökaart, aga ta räägib rohkem nagu sõprussidemetest ja ta on ka selline nagu pidustuste või tähistamiste kaart. Et tasub siin kindlasti siis võib-olla mingite positiivsemate sõpradega rohkem aega veeta, võib-olla läbi selle saate teha siin mingit koostööd kellegiga. Muidugi jah, see pidustuste tähistamiste energia võib ka siin tähendada, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega, võib-olla ka inimestega, kellega teil on võimalik nagu mingit koostööd teha või raha teenida selle müntide 3-ga. Et mingi 3-de kombo siin on, eks ju, 3 või 33, midagi võib teile tähendada siin hamburid. Nüüd aga kolmanda kaardina esimesse ritte välja anda mõõkade emand. Mõõkade emand on hästi siuke mentaalne inimene, kindlasti hea suhtleja, võib-olla siis ka aus, õiglane. Aga mõõkade emanda üks siuke nagu miinuspool on see, et mõõkade emand kipub iseendaga liiga karm olema. Et hamburid, kui te tunnete ennast selles energias ära, siis kindlasti ärge olge iseendaga liiga kurjad. Muidugi nüüd naisenergia kaart, eks ju, naisenergiat samas võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et mõlema sugupoole jaoks tegelikult võib see olla ka siuke nagu austaja või partneri või mingi lähedase isiku kaart. Aga siin on midagi seoses võib-olla ka mingi suhtlusega. Et on vaja siin suhelda võib-olla kellegiga. Põnev energia ei ole nagu halb, aga just huvitav nagu, et mis siin see 33 ja mis see kokku tähendab nagu. Muidugi tuleb siit nagu 3 juurde, mis tegelikult võrdub 4-ga, sest teist rida alustab meie jaoks surmakaart. Surm taassünd siis ja kaart räägib siis justkui spirituaalsest suurest muutusest, spirituaalsest ärkamisest nii-öelda siis. Ja see on vanade tsüklite nagu lõpetamise kaart, aga ta räägib hästi pikalt kestvatest tsüklitest, 10-15 aastat, eks ju. Ja kaart ütleb, et võib tekkida siin mingi avastus või mingi selgus teie enda suhtes. Võite hakata nägema ka tervet maailma justkui teise nurga alt põhimõtteliselt. Et siuke huvitav nagu selguste või avastuste kaart, et ma ei tea, mis see siis täpselt teie jaoks on, eks inimesed on erinevad. Muidugi see kaart on siuke aeglane kaart, mis ütleb, et siin ei ole kuhugi nagu kiirustada, et kõik asjad, kõik olukorrad, kõik võimalused peaks juhtuma omal õigel hetkel ja ajal. Lihtsalt peate vaikselt ja ise edasi tegutsema ja läbi selle tulevad ka tulemused. Muidugi nüüd järgmise kaardina on siin välja anda meil karikate kuningas. Ja on siis tulnud siia ka nüüd siuke nagu meesenergia kaart. Jällegi ka see meesenergia võib tähendada hoopis naisterahvast, sest naisterahvastel on samamoodi natukene meesenergiat nagu meesterahvastel on naisenergiat. Tegemist nüüd karikate kuningaga, hästi spirituaalne inimene, intuitiivne, empaatiavõimeline. See on siuke hästi eluküpse inimese energia. Hästi avatud meelega, hindab olukordi kaine mõistusega. Tegemist võib olla hästi emotsionaalse inimesega, aga samas inimene peaks oskama ka enda emotsioone väga hästi kontrollida. Et jällegi, kui te tunnete ennast selles energias pigem ära, siis on see teie energia ja võib-olla see mõõkade emand siis on siuke nagu austaja partneri energia või siis võib olla vastupidi. Muidugi siin on nagu need sõprussidemed ja mingid töösidemed või mingid koostööd ka, et siin võimalusi on palju, et eks te ise tunnetate kõige paremini, kes see teie olukorras siis on. Nüüd ametlikult viimane kaart teise ritta on müntide kuningas. Ja no nii, nüüd läheb siin põnevaks, sest on 2 meesenergiat, 1 naisenergia. Muidugi müntide 3 peal on siin nüüd vastupidi, et 2 naisterahvast, 1 meesterahvas on seal puki otsas. Ja tegelikult just kui sellel müntide 3 on näha, et 1 naisterahvas istub maas, teeb tööd ja samas see teine naisterahvas siis suhtleb selle meesterahvaga, kes on posti otsas. See võib tähendada ka mingeid kolmandaid osapooli siin mingites suhetes, et tasub siin suhteasjades võib-olla natukene ettevaatlik olla. Samas võib see olla just väga hea siuke nagu meeskonnatöö ikkagi energia, sest müntide kuningas on siuke hästi stabiilne ja turvaline ja usaldusväärse isiku energia. Võib tähendada head õnne ja head materiaalset järge, siis muidugi ka küllust ja viljakust. Viljakus võib olla nagu siuke raseduse energia. Samas mees energia, ma ei usu, et see siin nagu rasedus tähendab, et pigem tähendab see mingit raha või mingit siukest edukust või arengut. Keegi võib siin ka vahetada energiaid. Mees energia võib siin minna spirituaalenergiast üle materiaalsesse energiasse või vastupidi materiaalsesse spirituaalsesse. Et võib-olla see surm taassünd võibki tähendada seda, et keegi läheb materiaalsest
energiast üle spirituaalsesse energiasse. Et see on selles mõttes parem, et teil ei ole siis selliseid tundeid, et te peate justkui kellegiga nagu võistlema või midagi taolist. Ja viimase kaardina, on siin hamburitele välja anda siis ka jõukaart. Ja jõukaart tegelikult ütleb siin, et te olete nii füüsiliselt kui mentaalselt piisavalt tugev, et tulla kõigega toime. Ta võib tähendada natukene siukseid kaikaid kodaratesse, aga see jõukaart alati siis ütleb, et ärge laske liigselt ennast mingil mõttetul käral häirida. Ja mida vähem te lasete ennast häirida, seda lihtsamini te sõidate nendest asjadest nagu üle või mööda siis isegi. Ja jõukaart nagu ütleb põhimõtteliselt ikkagi seda, et kui te ise alla ei anna, siis ei ole teil siin nagu võimalust kaotada. Ehk siis igal juhul hamburid tasub siin tegutseda edasi, kolmandate osapooltega tasub ettevaatlik olla, samas aga võib see ka öelda seda, et on võimalik siin teha mingit koostööd ja läbi selle kiiremini areneda. Igal juhul surmakaart ütles, et mingid pikemad tsüklid lõpevad ära ja võib siis tulla täiesti uus selge nägemine reaalsusest põhimõtteliselt. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie täiskuu suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukiitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning täiskuu lugemine, siis vaatame, mida toob mai keskpaik kaljukiitsele suhetes ja armastuses. Mida toovad täiskuu energiat kaljukiitsele suhetes ja armastuses ja hea küll. 3 kaarti on siin olemas, üks on siin vahel niimoodi naljakalt siin pakis. Aga jätan ta sinna vahele, et kui meil peaks olema lõpus mingit selgituskaarti vaja, siis me sealt saame selle kaardi kohe haarata. Aga hakkame vaatama. Esimese kaardina kaljukiitsel väljas rippuv mees või poodu. Ja see kaart siis räägib nagu mingist segasest energiast või justkui palju asju toimub korraga samal ajal. Võib-olla peate te hästi palju asju korraga ise tegema. Ja see võib tekitada natukene nagu segadust ja samas see on ka natukene siuke kaart, mis näitab nagu ärevust või ta räägib nagu sellest, et kui te tunnete ennast nagu ärevana või kurvana või kurjana, siis kindlasti ei ole see õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et siin tuleks nagu hoolikalt mingid asjad läbi mõelda, mitte tegutseda nagu emotsiooni pealt. Et kindlasti ta selle eest nagu hoiatab, et pigem tasa ja targu, et ärge laske ennast mingil kõrvalisel käral liigselt häirida. Samas on siin aga nagu teise kaardina kaljukiitse jaoks väljas sauade 9 ja sauade 9 on ettevaatliku käitumise kaart või millegi jaoks nagu valmisoleku kaart, aga ta ei ole üldsegi halva energiaga, et sauad näitavad alati sükest aktiivsust, loovust ja kirglikkust ja see on sükene nagu tegutsemise kaart ja sauade 9 tegelikult ütlebki, et kui teie olukord peaks muutuma, ükskõik mis olukord see siis on, siis te olete valmis tegutsema ja te tegelikult teate, kuhu suunas te peate liikuma ja sauade 9 räägib hästi tugevalt nagu mineviku vigadest õppimisest. Et väga hea nagu siuke energia, et isegi kui siin on mingi segadus või mingi paanika, siis tegelikult tasubki säilitada see rahu ja tegelikult on siin nagu siuke tunne, et te teate, kuhu suunas liikuda. Te ei olegi siin vaja mingit probleemi, nagu et olete õppinud mineviku kogemustes, kuidas käituda teatud olukordades. Kolmanda kaardina selle peale väljas siis kaljukiitsel ka sauade emand, mis on minu arvates siis kõige võimekam emandakaart Taro pakis. Sauade emand näitab sükest ülimat edukust, saavutusi, enesekindlust ja ta on siuke karismaatilise inimese energia ja sauad võivad näidata sportlikkust, head välimust, muidugi ka tugevat seksuaalenergiat. Sellega muidugi tasub siis ka ära öelda, et jällegi sauade emand, eks ju, on naisenergia kaart, aga naisenergiat võib olla ka meesterahval, et see võib mõlema sugupoole jaoks olla siuke kirgliku, kütkestav, austaja energia. Muidugi on võimalik, et siin paljude inimeste jaoks on see enda energia, mille te olete saavutanud või olete peatselt saavutamas, aga väga edukas, väga siuke võimekas energia, aktiivne, loov, kirglik, et võib-olla siis peate ka olema ise aktiivsem, loovam, kasutama ära enda kirge või tegema midagi, mida teete kirega, et need võimalused on siin kõigi jaoks olemas, kaljukiitsed. Ja nüüd teist rida alustame me maailmakaardiga ja maailmakaart kindlasti tähendab seda, et mingi maailm on teile avanenud või avanemas, võib ta paljudele tähendada reisimist, kolimist, mingit
asukoha muudatust, kindlasti uusi võimalusi, uusi valikuid ja just sükest nagu ta näitab edukat ja võidukat nagu energiat. Et maailmakaart on suure arkaani kõige viimane kaart ja see tähendab seda, et ta lõpetab ära mingid vanad tsüklid ja alustab mingeid uusi tsükleid ja ta alustabki kellegi jaoks mingit uut tsüklit, kus nagu kõik võimalused on avatud. Ehk siis väga süke hea edukas energia. Ja nüüd eelviimase kaardina tuleb siit Kaljukitsele välja ka karikate 9 ja see tähendab seksuaalset ja emotsionaalset rahulolu. Muidugi siin sauade emandaga võib-olla peab natukene ettevaatlik olema, et seal on ka tugev seksuaalenergia, et siin kellegi jaoks maailmakaart võib tähendada ka rasedust, justkui see tähendab ju uut maailma, täiesti uus elu, et võimalusi on palju ja muidugi karikate 9 on niisugune kaart, mis ütleb, et kellegi ellu tuleb siis nii palju positiivseid emotsioone, et see inimene justkui saab tunda, et tema elusoov või unistus on täitunud. Ehk siis karikate 9-ga kindlasti ütlen, et tasub unistada siin nagu suurelt ja muidugi sauad, eks ju, siin üleval näitavad, et tegutsemist, kui te ise tegutsete, siis on teie jaoks siin väga palju võimalik, eriti selle maailmakaardiga. Ja Kaljukitsed, viimase kaardina hüppab siit välja ka sauade kuningas ja täpselt ka siia viimasesse positsiooni seda lisakaarti siin tundub, et vaja ei ole, lükkame rahulikult pakki tagasi. Ma ise pulli pärast vaatan, mis asi see oli ja huvitav, aga sauade kuningas, sauade emand ühes lugemises näitab see sükest ideaalset paarilisust, hästi head siis sükest võib-olla siis koos võib-olla mingit edukat loomist või nad on mõlemad hästi loovad, hästi kirglikud, hästi aktiivsed inimesed ja hästi edukad inimesed, et siin tähendab see võib-olla seda, et on võimalik koos midagi saavutada selle karikate 9-ga ka. Muidugi jah, siin oligi ka see raseduse energia, eks ju, aga maailm ütleb, et kõik on võimalik. Sauade kuningas samamoodi siuke hästi enesekindel, hästi karismaatiline ja muidugi hästi tugev jällegi seksuaalenergia nende kahe vahel siin ka on, aga hästi palju siis loovust, et ma ei tea, mis see siin muidugi segadus tähendab, et mingi segadus võib siin ka selle rippuva mehe või pooduga olla, aga siis ka ärge siis kindlasti emotsiooni pealt millegiga liigselt kiirustage, aga ma ei saa siin näha midagi halba, kui tulevad välja samast mastist nii emand kui kuningas, siis kokkuvõttes peab see tähendama mingit sükest hingesugulust või hästi nagu ideaalset paari, et võimalused on siin kindlasti areneda, tundub pigem romantilise nagu suhte lugemine kui töösuhte. Võib-olla on siin mingid töösuhted ka võimalikud, aga pigem arvaks, et on siin mingi edukas romantiline suhe Kaljukitsel toimumas. See oli siis selleks korraks teie täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle täiskuu lugemine, mida toob mai keskpaik veevalajale suhetes ja armastuses. Hopsti! Ja läheb hästi, samas ka natukene võib-olla halvasti, aga energia on huvitav, meil on siin 2 kaarti ja lõpetuseks võtta. Kukkus siit 1 ja hea küll, tuleb siit ka 1 lisakaart ja esimene lugemine täna, kus kõik kaardid tulevad nägu ülespidi, mis on nüüd muidugi põnev, sest esimese kaardina hüppasid kohe veevalajatele laua peale sauatäss ja teised ässad, mis täna on välja tulnud, on mõõkatäss ja müntitäss. Mõõkatäss vist oli vähitäht kujul ja müntitäss oli kas neitsil või kaaludel ja päris põnev nüüd see 3. äss ja kohe esimese kaardina ka, see näitab mingit ülimat edukust, võidukust, mingit saavutust. See on hästi tugev siuke nagu enesekindluse kaart ka, tegutsemise kaart, aktiivsus, loovus, kirlikkus sauadega, muidugi ka hästi tugev nagu seksuaalenergia. Et mulle tundub, et siin veevalajad, teil on mingi hea võimalus või mingi hea olukord, kus te kindlasti peate nagu tegutsema, et te saaksite justkui siis nagu mingi soodsa lahenduse või eduka lahenduse, mida te soovite. Samas nüüd on siin teiste kaartidega põnev, et annaksid teise kaardina välja karikate 7, sest karikate 7 on hästi suur siuke ootuste ja lootuste kaart ja see kaart räägib mitmetest võimalustest ja valikutest. Samas aga karikate 7 on selline kaart, mis ütleb, et te peate tegema mingi hoolikalt läbimõeldud otsuse või valiku, sest kõik valikud või pakkumised või võimalused, mis teie suunas tulevad, ei pruugi kindlasti nagu head olla. Ja see on siuke kaart, mis räägib tegelikult mineviku vigadest või mingi mineviku tsüklitest. Ta ütleb, et kui te teete nagu läbimõtlematu või
mis see õige sõna on, hooletu valiku, siis te võite korrata mingit minevikku nagu tsüklit ja see võib olla seoses mingite rahateemadega, sellepärast et 3. kaardina on siin veevalaja jaoks väljas anda müntide 5 ja see on niisugune pettuste, valede, varguste kaart, hüljatustunde kaart, puudustunde kaart, kindlasti võib see tähendada materiaalseid probleeme. Selle kaardiga alati ütlen, et rahaasjades tasub nagu ettevaatlik olla, et ei lase ennast nagu ninapidi vedada või pimesilmi ei usalda siin nagu kedagi, et see võib mingit probleeme nagu kaasa tuua, aga samas tihti on müntide 5 siuke nagu mineviku energiakaart ja just siin ees on see karikate 7 rääkis mingist mineviku tsükli vältimisest, et ise teate paremini, mis olukorras te veevalajad olete. Muidugi teist rida tahab siin kohe alustada siis ka mõõkade 2 ja mõõkade 2 ongi natukene siuke blokeeritud energia või mingit illusioonide vangis olemine, otsustusvõimetus, see võib ka natukene olla siuke mineviku hirmus kinni olemine, et võib ka olla see, et kuna minevikus juhtus midagi halba, siis te nüüd kardate mingis uue olukorra suhtes nagu otsustada või tegutseda. Et siin te peate hoolikalt läbi mõtlema, et kui siin on nagu liigselt keegi üritab midagi nagu peale suruda, siis kindlasti ei ole see mingi nagu õige asi. Aga mõõkade 2 muidugi võib tähendada seda, et te teete ära siin või olete tegemas ära seda mingit otsust või valikut. Ja samas on siin kohe selle mõõkade 2 kõrval anda välja ka mõõkade 6. Ja mõõkade 6 räägib siis pigem nagu mingist uuest algusest ja ta räägib samas nagu murede või probleemide ületamisest või seljatamisest. Ehk siis siin tundub nagu, et hullem on nagu möödas või selja taga, aga keegi suhtub siin natukene liiga negatiivselt. Ma ei tea, kas see on teie energia või on see siin teie olukorraga seotud isik, aga keegi natukene suhtleb siin mingisse olukorda nagu liiga negatiivselt ja tegelikult see mõõkade 6 alati siis ütleb, et peaks suhtuma nagu palju positiivsemalt olukorda, sest hullem on juba selja taga, et nüüd saab ainult minna kergemaks. Et kui te olete ise nagu natukene negatiivse suhtumisega, siis tasub siin rohkem uskuda ja läbi selle on mingid võimalused teie poole tulemas. Ja võib-olla selle peale ka eelviimase kaardina anda siis veevalajale välja müntide 2. Ehk siis alustame ja lõpetame teise reaga number 2-dega ja 2 ja 22 võib siis kellegi jaoks siin tõesti midagi tähendada. Muidugi 2 tähendavad alati valikuvõimalust, kui valikuvõimalust on, siis see on ju positiivne. Ja müntide 2 on siuke paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ja samas ka hea kohanemisvõime kaart. Et müntide 2 kindlasti võib siin veevalajale öelda, et teie elu on tulemas mingi muutus, see võib olla mingi materiaalne muutus, aga see kaart just ütlebki seda, et enda heale kohanemisvõimele, nagu kui te suudate nagu ära kasutada mingi olukorra siin, siis tänu enda heale kohanemisvõimele on teil võimalik siin nagu areneda ja on võimalik võib-olla areneda siis ka rohkem, kui te ootate. Väga hea materiaalne või siuke raha või turvalisuse energia ja muidugi viimase kaardina on siin veevalajatele välja anda ka kohtukaart ja kohtukaart on mingite tegelike tõdede kaart ja avastuste tegemine ja siuke selgusele jõudmine, hästi suur nagu spirituaalse ärkamise kaart. Samas räägib see kaart alati ka siis justkui nagu minevikust lahti laskmisest, et tundub, et tänu mingile selgusele või tänu mingile avastusele on siin võimalik kellelgi siis lahti lasta mingitest mineviku negatiivsetest energiatest. Ma ei tea, need võivad olla mingid halvad harjumused, sõltuvused, võib-olla ka hirmud, eks ju, toksilised inimesed, suhted, aga kindlasti on siin see võimalus olemas. Natukene peate rahaga olema siin ettevaatlik, aga samas on siin võimalik teha ka siis mingi hea valik ja kindlasti peaks suhtuma siis natukene positiivsemalt, sest hullem on juba selja taga ja samas alustasime me kohe siis tänase lugemise 3. ässaga ja ainukese sauatässaga, mis peaks näitama edukust ja saavutust, aga kuna sauad on aktiivsed, loovad ja kirlikud, siis tähendab, et peate ise ka tegutsema. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie täiskuu lugemine, suhted, armastus, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja täiskuu lugemine siis ja vaatame, mida see mai keskpaik toob kalale suhetes ja armastuses. Mida toob mai keskpaik kalale suhetes armastuses? Okei, väga võimas. Siit tegelikult juba nägin ära ka need kaardid ja võtame nad kohe välja, sest tegelikult need tulid välja esimeses reas.
ja siin läheb see asi huvitavaks, sellepärast et esimese kaardina hüppas laua peale siis mõõkade baas. Ja baasid on hästi nooruslikud energiad, nad võivad tähendada mingeid uusi mõtteid või ideid. Muidugi mõõkade baas on natukene siuke katsumuste või väljakutsete kaart, et võib siin ka mingeid uusi väljakutseid tulla. Kindlasti ei tasuks nagu liigselt karta, sest läbi väljakutsete saame me nagu areneda. Muidugi see mõõgad, suhtlusenergia, võib siin toimuda ka mingi suhtlus, eks ju. Samas mõõkade baas on natukene siuke nooremapoolse austaja kaart, aga sellisel juhul siuke nagu proovile panev austaja energia. Muidugi teise kaardina on siin kaladel väljas mõõkade 4 ja mõõkade 4 näitab siin natukene sükest ärevust või stressi ja ta näitab ka võib-olla mingit hirme minevikust ja mõõkade 4 tegelikult ütleb, et keegi peaks tegema siin natukene rohkem mingit sisetööd või pühendama rohkem aega iseendale või keegi peaks puhkama justkui, sest mõõkade 3 ütleb, et läbi selle puhkuse või aja endale andmise saab keegi vabaneda siin nendest mineviku hirmudest või muredest ja selle peale siis kolmanda kaardina ka kaladele väljas siin esimeses reas müntide 10. 10 alati alustavad siis mingit uut paremat tsüklit ja lõpetavad ära mingi vana võib-olla mitte nii edukat tsükli. Muidugi mündid, eks ju, tähendavad küllust, viljakust, raha. Samas viljakus on siuke nagu raseduse energia, on ju. Müntide 10 on alati olnud ka hea pereasjades, et see võib tähendada igat pidi siis küllust, samas tööolukordades kindlasti mingeid palgatõuse ja võib ka tähendada mingeid üllatusi, kingitusi, aga müntide 10 siis ütleb, et algab kellegi jaoks hästi uus külluslik tsükkel, võib-olla on juba alanud, aga mul on siin tunne, et kaart üritab pigem öelda, et läbi mingi sisetöö või et kui keegi teeb läbi mingi sisetöö, siis saab tal alata, et see on väljakutse kellegi jaoks sisetöö läbi tegemine, aga keegi peab selle nagu ette võtma ja läbi selle siis keegi saab alustada uut tsüklit ja võib see olla tõesti hästi tugev siuke spirituaalse ärkamise energia, sellepärast et teist rida alustame me surma ja taassünni kaardiga ja surm taassünd tähendab alati hästi suurt spirituaalset nagu muutust, et keegi võib hakata maailma justkui nägema ka teise nurga alt või hakata nagu paremini tajuma, võib-olla siis on see siuke empaatiavõime kaart, aga võib ka olla ükskõik mille suhtes siis, et mingi hea nagu tajuvõime, et võib-olla saate väga hästi aru, kui keegi on teiega siiras või kui keegi teile valetab, aga muidugi jah, ta räägib nendest pikkade tsüklite lõpust ja võib see olla siis mingi hästi pikalt kestev tsükkel, mis kellelgi siin kaladel läbi saab, 5, 10, 15 aastat võib see tsükkel olla kestnud. Muidugi surma taassünni kaart on hästi aeglane kaart, mis ütleb, et peab olema siin kindlasti kannatlikkust, aga samas ei ole vaja ka kuhugi nagu kiirustada, et see kaart ütleb, et kõik muutused peaksid toimuma omal õigel hetkel ja ajal. Nüüd aga eelviimase kaardina on siin kalade jaoks väljas ka müntide emand, ehk siis tuleb siia teine müntide kaart juurde, mis näitab jällegi sükest stabiilsust, turvatunnet, küllust, võib-olla ka head õnne, aga ka viljakust, eks ju, ja materiaalset sükest head energiat. Kindlasti on siin võimalik siis kaladel endal saavutada see energia, aga võib see ka olla siis austaja või partneri mingi süke energiakaart, sest emand on naisenergia, samas naisenergiat on mõlemal sugupoolel ja tegemist peaks olema hästi usaldusväärse ja hästi siukse hooliva inimesega ja võib-olla ka leidliku inimesega ja võib siin näidata see münt rikkust või head järge siis. Aga miks mind paneb arvama, et siin võib olla teil endal siuke hästi hea energia, on see, et viimase kaardina on kaladele välja anda tähekaart ja tähekaart on nüüd siuke meeletult suur potentsiaali ja arengute kaart. See on nagu lõputute võimaluste kaart ehk kindlasti tasub siin unistada suurelt, tasub tegutseda edasi, sest tähekaart alati ütleb, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, siis nendes olukordades see areng ka toimub, ehk see, mida te ise kastate, see ka kasvab ja see on siuke hästi suur universumi pooldamise kaart ja siis ka nagu siuke veits kaitsekaart ja tuntuse ja kuulsuse energia on siin ka olemas, et ma ei tea, kas te saate siin ise kuulsaks või on mingi austaja või partner võib siin kuulus olla, keegi võib olla tõesti heal järjel olev selle müntide emandaga siin ja müntide 10 siin üleval, ta võib näidata ka muidugi mingit töötsüklit, et keegi võib enda töös väga edukaks siis saada, et see on tõesti siin ka väga suur võimalus kaladel olemas, sest 2 münti ja tähekaart siis nende nurgas on ju, et siin meeletu potentsiaal, aga samas nagu ma ütlen, siis müntide 10
on ka väga hea pereasjades, nii et võimalused on meeletud, tasub võtta väljakutsed vastu, teha läbi see sisetöö ja vabaneda siis negatiivsetest energiatest ja hirmudest ja läbi selle toimuvad siis ka arengud. Kalad. See oli siis selleks korraks teie täiskuu lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.